No nii, lugupeetud, nüüd ma olen paljas kui porgand ja järgi ma pean minema kalale nimega karp. Ohoho, pool tundi tagasi viskasin õnge sisse ja nüüd ta seal on, pikki roogu sinna süstis minema. Vaatan, kas veel on. Ta seal mul küljes. Ja isegi ei tea. Ma võtan selle kahva. Lähen vette. Ja, mulistab veel. Lähen siit roo tagant. Ui! Proovin selle kala kätte saada. Vana halvne. Siin ju jumala äge ekstreemne. Nii. Oho. Mis ma nüüd ütlen? Põnevne. Sellist asja mul veel ei olnud. Aga kunagi, nagu öeldakse, mingid asjad ikka tulevad. Et siin natukene arutamist. On ta ikka siukene. Jah, sipleb veel. Kuidas niimoodi? Aha, veel kisub kuhugi. Ära sa kaugemale küll rohkem minema. Nii. Selle lögikahvaga on kehva sellist kalasid ka roosest muidugi võtta. Et sportimaailm kasutab sellist siis ümarat kõvade servadega kahva, nii öelda. Et just saaks kiiresti siis nagu sopsta sealt lahti, alla lükata kahv ja kala välja. No, mul ei ole. Oi, kuhu ta tahab minna? Kus on see kalapoeg? Pagan kõige kehvem on see, et seda siin samas vana roogu on nii palju ja ta nagu murdub siia tamiili peale. Nii mul siin nüüd on. Ai. Ümber ketta ei ole. Ai. Nüüd on küll pahasti. Ei saa siin tuhines aru. Tamiil on üle ketta jooksnud. Ai, see tuleb lahti saada. Ai. Pahasti. Et asi ka, et miks nagu siis ma siin põhimõtteliselt keset päeva nagu tulin. Aga lugupeetud, ilm on selline, et see sompus soe vihmasabin karbipüügiks on super ilm. Ja see ei tähenda, et see kala nüüd saab ainult siin hommikul ja õhtul päevas ka see kala sööb päev otsa siis vahelduva eduga. No nii, kas ma juba jõuan? Ma siit juba otsast ära läin. Väga pahasti. Väga pahasti siin. Kus see liin nüüd on? Nii. On see mulle tagasi veel siples nüüd. Aga kardan maa ette. Selle õnge jätma siia ja minema seda liini mööda. On vist küll. Ja muudkui pressib sinna. Nii ma juba näen. Kui pressib sinna kaugemale, ma lähen talle lihtsalt kiiremini järgi. Ja ega mul variant ei ole, ta muudkui põgeneb siit eest ja sülmib ennast siia kaale poole vahele. Ekstreemne. Need on karpkalad. Nendega nalja ei ole. Et ega õng oligi visatud põhimõtteliselt roo taha, sest roo äärt mööda ta tuleb otsib oma toitu.
ja see distants on siin hästi täpne, et siin on, mis ma võin teile öelda, et siin on kõigepealt karpkala. Kõigepealt on see karpkala. Saa kahva saada, siis ma räägin teile. Nii, käes ta meil on. Sipsik selline. Ei olegi nii suur, aga tegi mul siin sellist pätti. Et näete, rooäär. Põhimõtteliselt ma ütlen niimoodi, et kõige kaugem kõrs rooäärest täpselt selle kõrre juurde ja siis on harashoon, kui öeldakse, et mida roole lähemal selle kinnine kohale, seda paremini ta võtab, ta liigub siin. Mida kaugemale ma hakkan seda õnge siit rooäärest vedama, seda kehvemaks läheb võtta ja võib-olla niimoodi üldse ei võta. Võtabki siis, kui on nii-öelda see aktiivne võtuaeg, mis on siin hommiku öösel. Nii et see on see. Need on karpkalad ja see on ka rägastikus täpselt niimoodi aastatega on seda kõike kogetud. Mina olen siis üks selline Eesti dinosaurustest, jah, et 15 aastat on selja taga. Ma tean, kes te olete ja kuidas teiega ümber vaja käia on, aga keeruline on. Mõtle nüüd selle peale, karbikene, kui Igor oleks pidanud oktoobrikuus tulema siit otsima niimoodi. Jah, nii võtame selle konksukese ära siit. Nii on. Nii. Või. Nüüd on natukene see asi kehva, et ilmselt ma koos selle õngega ja kalaga siit, ma ei tea, kas ma välja saan tulla. Ma proovin. Nii et nii, ta tunneb nende kinniste kohtade juures ennast hästi turvaliselt, seal ta on julge ja sööb. Nii et nii. Hea küll. Nii on siisama, siis ma proovin lahti see saada. Ma ei tea, kas mul nüüd välja tuleb, sest need jalad on terved, et on rooses niimoodi ringi sumada ilma püksteta. Jah. Nii. Ketas on ka nüüd veeses. Ei ole hullu. Selle kõigega saab hakkama. Oi, sa vana, sellist tsirkust pole mul veel ükski karp teinud. Et just siin ma olin teisipäev, vasta kolmapäeva, siis oli ka rann, aga see kala läks järve peale. Ma tean küll, kus kohast ta pärit oli. Ma võin teile näidata sealt teiselt poolt, kus on need notid ja too kala oli ikkagi selline toekas. Ja sinna kodu ta läks ka tagasi. Ja see lõpuks ikkagi sai aru, et sinna koju ma teda ei lase teisele poole järve, et kui ma õnge juurde jõudsin, oli ta juba seal poole järve peal. Siis ta tuli, puskles ja sai aru, et järgmine koht, kus ta ennast ära peita saab, on roog ja no natukene jäi mul puudu. Kala läks ära roogu. Ütlen ausalt, natukene nagu siis panin laiskat, no ei viitsinud talle sinna minna järgi. Ta oli seal nurga sees, ma mõtlesin, et äkki ma kuidagi ikkagi saan ta kätte sealt ja isegi mingi hetk tuli sealt välja. Läks uuesti järve peale, aga siis ikkagi nagu tegi selle haagi ja keeras tagasi roogu ja ära pääses otsast, et kõik rakendus ja kõik ei alles. Aga lihtsalt kala läks otsast. Ei, kuidas kraabib.
kunagi tulevikus tegelema hakata karpala püügiga, siis arvestage kõige sellega, mida te nüüd näete. Aga valima peabki sellise kõige ekstreemsema distantsi nendest kinnistest kohtadest. Tahad kala saada. Nii. Ohohoo. Nii on. Ja siin ma natukene tulen ja teen veel vikatiga tööd. Üks päev. Nii. Just kui on jah ruumi, aga tema tegi siit niimoodi hopp ja kadus. Kaval pea selline. Niimoodi. No, puts. Saime me siis seekord selle kalapoja kätte sinuga. Nii, siin on kõik alles. No, mis ta meil tuleb? Jah, selline 5 kopikatega. Saab ära kaaluda. Ma saan nüüd selle matikese ja kaalun ta ära. Saab teha pilt ja nii on. Nii. Pildikene tehtud ja iludus läheb tagasi kasvama. Vot on ikka toredad kalad. Ei, ilusna. Mis sa ütled neile? Ütles, et lase mind ruttu vett ära. Ma ei viitsi enam sinuga siin kuival maal olla. No hästi. Aga palun mine siis ja kutsu suuremad. Torpeedona. Tšau. Järgmise korrani. Siis kui sa oled 20-kilonena. Nii, natukene meil on kurb. Natukene on kurb sellepärast, et hea ilm vist hakkab otsa saamana. Kuskiltki juba nägu üritab siin päikest näidata. Veel vihma sajab. Et ehk õnnestub veel. Ma siin muidugi siin sulistasin vees, aga see ei ole oluline, et kui kala liigub, siis ta tuleb uuesti. Et tuleb minna uus pitt ja poil on siin hea. Poil tegelikult ei ole enam hea. Siia tuleb uus panna. Rannipoiss. Oho. Nii. Nonii, see kala on minu. Jess. Oi-oi. Oi-oi. Sipleb teine. Nonii. Nüüd saan
hälli ka lahti võtta, nagu öeldakse. Ohoo, siin on ikka korralik poiss. Ikka väga korralik poiss. Oi, seda annab tõsta. Just, ilus. Jõhvika poil. Nii on. Aga selle kala ma kaalun hommikul. Keegi kala on seal tulnud mind tülitama. No, esialgu sellistest võib ju alustada. Nii. No nii, lugupeetud, et ei ole nagu ma ennast pikemat aega enam näidanud seal teile, jah. No, selleks on kindlasti teatud põhjused, et ei ole siin see kala väga kontaktinud suvel siin juulikuu ja ei ole väga nagu olnud väga nagu kuidagi tahtmist käia ka, et tegelikult nagu rohkem seda karpkala siis püüdmas on käidud ja tuleb veel minna. Sügis hakkab tulema, et nüüd siis see veekene on maha jahtunud juba ja siin juba alla 20 kraadi, 19, 18 sinna kanti. Selline kohe paras, et kus siis veel nagu kalade ainevahetus on hea ja see jahedam vesi juba seob ka hapnikku paremini. Nii et hakkab kala sööma, ütleme nii, valmistuma vaikselt talveks. Ja nüüd tuleb siis, nagu öeldakse, neile valu peale panna, jah.
et mis sa siin hing ikka istud selle kuuma päikese käes ja sooja vee ääres, et kui sellest nagu väga tulemit ei ole teatud kalade puhul. jah, eks ta võtab üleüldises plaanis sellel kalal isukese ära, et loomulikult sellised ka väiksemad järved, mis nagu ikkagi läbi voolavad, seal on see elukene oluliselt parem. Et kõik need vee õitsemised ja asjad, mis siia kõik veel tulevad. Ja noh, selles ei ole ka mitte midagi uut. Et sügise poole hakkab kala siin võtma oluliselt paremini, jah. Ongi nüüd põhimõtteliselt augusti lõpp, kui ongi siis september, et siuke see emakuulus latikakuu, jah. Et varsti siis peaks seal ka tegemiseks minema, et muidugi vesi on ikka väga-väga madal. Aga noh, võib-olla ongi hea, et siis nagu on see kala kogu aeg põhja ligi, need parved tulevad, et ei saa nad sellest konkrust ega söödast kuigi mööda ujuda, jah. Nii et eks see siis näha ole. Nii, käisin ma ka muidugi üleeile õhtul siin juba luurel. Klipp on sama, orientiir on natukene paremale poole. Ja sööt on ka siin juba siis valmis ja siin on, mis siin on niisugune punane sööt on, jah. Nii, ja on siin mul siis noh, tõugud. Jah, rohkem ei olegi midagi, puhas tõuk, siis on melass, aga see melass on siis Dynamite Bitesi grilli selle vedeltoiduga, mis karbipüügil ma kasutan, see on siin sees, et segasin nagu selle kokku, et ei peaks neid pudeleid siis siin eraldi tassima ja lõhn on niisugune mõnus, et viskab grilli ja siis selliste melassi teemat ka ja sööt on see krevett, aga sööt on trapperi maasikas, noh, pakk on sama põhimõtteliselt siis feeder, et ongi siis truskava strawberry, jah, feeder secret, et see siis on magus maasikas ja lõhn ja üleüldse nagu karbipüügil ka, et see siis poilide kompunn, mis on hästi töötanud, ongi, et magus siis poil, ütleme siis seal, noh, ma püüan 15-16 milli poiliga, peal on siis mingi 10-12 pop-up, kas siis grill või seal komplektiiv või mis iganes selline soolane poil nii-öelda, et kalane. See kombo on niimoodi hästi töötanud nagu magus soolasega, ütleme siis nii, siis magus sellise, ma ütlen sellise ebameeldiva lõhnaga, jah, et need grillid ja squid octopused ja kõik siuksed on, et nendel on siukene natukene siis länge siuke lõhn, jah. Ja praegalt siin ka siis, et nagu magus ja siis just see grill on siis see soolane osa, see siukene. Ja veel siis muidugi siin see nagu soolane teema on siis kalajahu baasil tehtud, siis need 2 millimeetrised Triga Ice graanulid, noh. Et neid ma olen ka nagu viimases otsas kasutanud. Et siia paneme niimoodi lihtsalt juurde, näete, võib kuhugi tekitada sellise riba ja võtta siit korvi nagu seda veel juurde ja proovida. Põhimõtteliselt lõhn on siit nagu koeratoit, ütleme, et nagu huvitav, jah. Mis siin kiri on nii peenik, et vana inimene ei enam lugeda. Kala ka ei lase asju ajada.
linask või maru valuga pani minema. See juusrakendus ei olegi linask, latika plenn. Natuke suurem juba, et see nagu juus, see oleks niikuinii sinna tagasi läinud ka, no see oli selline 700 grammi kala. No, nagu läheb järjest jämedamaks. Vist peale latikas või linask vist seekord. Oi. Ikka tuleb vist kahv kokku panna. Nii. Ei olegi jopenpuh. Korralik latikaplenn. Latikat suur lukust lahti löönud. Sügis on selle, sügise tulek on selle asja nimi. Hakkab nagu mõistus juba seda nagu siis talve meelde tuletama, et on vaja hakata sööma. No nii. See on juba suitsuahju kala. Ilusti alumisest mokast kõpsti kinni. Kuts näed, meil nüüd vähemalt panni peale midagi panna. Ikkagi nüüd on sõber ka kaasas kogu aeg. Nii. Siin on kõik selline tugev nöörin, et ega midagi siin nagu puruks ei tõmba. Isegi saab kalda peale ilusti selle lapiku välja veeretada. Aga no, tuleb ikkagi see kahvake võtta välja. Šokolaadisprei veel praegu läheb. Seega nagu, praegu ei ole vesi küll nüüd nii jahe, aga ema peal on ka see šokolaad on ka jaheda veega töötanud latika puhul. Võtame veel seda graanulit siia sisse. Jah, selle juusrakendusega on ikkagi väga mugav püüda. Ei ole vaja sul siin üldiselt nagu öeldakse, tabada seda õiget haakimise momenti, jah. Kui juba raputama hakkab, siis on ta juba seal otsas. Isegi võib natukene jah, nagu oodata, et las ta seal teeb oma asja, aga no ega üldiselt linask veel on latikas ka suurem, siis see võtab nii kõvasti, et läheb õng argi pealt minema, et siin ei ole enam midagi. Võtan veel. Paneme siis veel. Magusa ja soolase kombo. Nüüd on siis lipsud ka proovitud, erinevad konksu suurused, lipsu pikkused ja siis Owneri 16, ma kutsun seda emae latika konksuks, jah. Kui muidu ei võta, siis selle konksu peale nagu võtab, jah, selle suuruse peale. Ja no, on näha, et kala on all, mullitab, aga särg kuidagi nagu võimutseb ja ei lase selle väikese konksu peale püüda, et suurema konksu peal
suurema konksuga siis ka sai proovitud, aga see ka nagu latikat ei huvitanud, särg rappis vähem ja nüüd ikkagi siis juusrakendus on praegu otsas uuesti. Nüüd ei ole mingi 40 minutit ühtegi kala olnud umbes, ma ei ole kella vaatanud, no enam-vähem niimoodi. Et nüüd ma siin üht-teist on proovinud ja nüüd jääb siiski kuni püügi lõpuni siis suure tõenäosusega seesama juusrakendus. Ja kuidas ma ütlen, et kui tuleb, siis tuleb, noh. Seda vähemalt nagu särk kisub väga harva. Et siis tähendab, et see särk on nagu nii aktiivne ei ole, et muidu ta väga hästi aktiivne, siis põhimõtteliselt lõpuks ta sealt selle juuse pealt kõik kakub need tõugud ära, aga see nagu võtab aega, siis see otkus kogu aeg seal liigub, et käivad ja rapivad teda. Aga hetkel nagu vahepealt tulevad, tõmbavad niimoodi. Mulje seal ikka nagu on, et kala nagu on all. Paljud sööta ka nagu ei anna neile, nad ei tea. Et võibki nüüd olla niimoodi, et siia lihtsalt nagu võtab siis see kala pikem ajaga, aga ta nagu võtab seda. Ja noh, võib kõik muutuda, et võib-olla veel mingi kellaaeg siin, hommikune kellaaeg on välja läinud, aga siin võib veel alles siin 10-11 uuesti nagu kala, kus seal kella 1-2 aktiveeruda. On olnud nagu niimoodi, jah. Vaatangi, mis see kellakene siin on. 10 läbi, jah. Kuskilgi siis mingi 7 läbi natukene sain ma püüdma. Ära tahtis õngega põgeneda. Ühe valuga otsa alla painutas, nii ta sinna järve poole läks. See peab olema linaskne. Ohoo, linaskne. Igor unistab linaskistega. No näete, mis siit tuli välja. Sellise valuga panin minema. Joh, Aidiine, no neid jah, juhtub vahest siia otsa. Kuidas ta mul niimoodi, ai jumma, kurku sai selle asja süüa. Ja ahvenas ikka juba selline peaaegu 300 grammi kala. See ikka teeb ka sõitu, et jõudu tal juba on sellel kalal. Ai. Kuidas see asi siit kätte saab, et tavaliselt jäävad need ka ikka siit alumist lõuga pidi kinni, aga see jõudis endale sisse süüa. Nojah. Rapputas hästi. No, läks nagu kala natuke aktiivsemaks, et 10 minutit enne seda võttu oli ka üks võtt, aga too kala ei jäänud. No, ei ole võtta midagi. See väikene latikas tavaliselt nii tigedalt ei võta. Aga
täna on selline, kui võtta on, see on niisugune agressiivne. Ikkagi uus rakendus. Ja, võta või jäta. Nii nagu ma enne ütlesin, et kas siis hakkab võtma või siis on sellised pikemad pausid nendel võttudel. Ja on ka muidugi kolmas variant, et lihtsalt ei võtagi kala. Nii, täna tegelikult lubab vihma, ma vaatan, et sinna lõuna poole suunaga on ikka väga pilve tõmbanud ja nüüd lääne poolt ka hakkab pilviseks minema. Nii, ja mesi, magus mesi. No kuidas mesi siis ei saa magus olla? Ikka on magus. Nii, no, ärkad elule, jah. Otsi nüüd see õige suund sinna vetesügavustesse tagasi ja kui vähemalt selliseks 1,5 kiloseks kasvad, siis võid ju uuesti jutule tulla, nagu öeldakse, jah. Nii. Pulber on otsas. Otsas sööda pealt, jah. Lähme veel. Ja see on mul graanulit ka. Nii. Niimoodi. Vaatasin ma, et selle juuse peale siin, et lips oli pikem, nagu ütlegi neid selliseid nagu venitamisi nagu ei, et no teen ma selle lipsu pike või lühemaks ja nagu paranes, et siin peab nagu vaatama, et tegelikult selle latika puhul on olnud niimoodi, et ei tahada seda, puuad selleks, ei tahada seda lühikest lipsu teinekord, aga siis on nagu niimoodi, et ongi konkreetsed võtud ja ei jää nagu kala otsa. Ma olen teinud pikemaks. Aga nüüd nagu justkui venitab, kas ta siis nagu saab aru, et midagi on valesti ja nagu ei teki seda haakimist. Ja sülitab välja. No, paistab, et tahab juba järgmine tulla ja nii on. Ma natukene nüüd aitasin, et kiirendasin protsessi haakimisega. Tegelikult juusrakendusega nii poilide kui tõuklipiga püüdmisel siiski oleks hea, kui see protsess läheb omasoodu. Et teinekord selle haakimisega võib ta nagu hullemaks, no ta ei ole nagu päris selliselt mõeldud. Nüüd on siis meil see kaua oodatud linaskne, kellel on nimi ainult linaskne. Et ikkagi jah, aga no kuna ta siin ikka sai natuke venitada siis ja sellest küljest võibki juba nagu seda täheldada ka, et on konksid nagu moka nurgast, et tegelikult ta peaks olema siit keskelt rohkem, ega see on ka veel ei ole nagu
vale haakimine, et kui juba üles mokka hakkab jooksma, et siis on nagu midagi valesti selle rakendusega. Täpselt mokka sees, luu sees siin, kus ta siin on, linas küll paksud mokad keisab kätte. Selline pägalik, torpeedo. Sain ma siis selle linaski ka täna kätte, vähemalt ühena. Natukene siin seda ära täita uuesti ja läheb ta uuesti püüile. Nüüd see madal rõhkkond tuleb, et hakkab siis kala ka võtma. No nii, ongi ilmselt pidu läbi, nüüd hakkas ära sadama. Et vaatan, viin siin asju ära auto peale. Istun siin puude varjus natukene aega, et söödaämbrile tuleb ka on tuua. Et võib-olla saab mõne kalaga, äkki ta veel nüüd hoopis aktiveerub. Hakkab paremini võtma. Natuke proovima, vaatan, palju kannatab püüda. Ei ole kalal mõõtama. 6 latikas äkki. Ammu oleks juba kodus istunud kala puhastanud ja juba oleks see kala soolas olnud ja varsti suitsuahjusega, no mis sa teed? Ei tule suuri nii palju. Vaatab veel ära. Nii tuleb siin juba varju minna asja tegema. Mets juba vaikselt pilgub läbi, jah, aga mitte nii hullusti. Paremaks see ilm siin ei lähe, pigem läheb hullemaks, nii et nagu see võtt on ka vaikseks ära jäänud. Ja tuleb see asi siin ära lukku panna, oodata paremat ilma. Ja see püük nüüd näitas mida? Just seda, et nüüd on hakanud siis see kalakene tegelema söömisega. Augustikuud ongi siin nädalakene jäänud veel ja ongi käes siis september, nii et läheb veel paremaks. Ja mis siin siis on 3 ilusat kala, 2 latikat, üks on kindlasti see kilo 300, teine on natuke väiksem. Ja ülejäänud olid siis vähelikud, nii et siit saab ilusa pannitäie, mitu pannitäit praelatikat ja nii on. Tee ääres näeme.